palavad tervitused siis rahandusministrile. Aga laske meil ka elada. Palun lugege need nädala alguses minu poolt Falgi pargis tehtud paugud selle meeleavalduse ja edasiste meeleavalduste seeria avamaukudeks maksutõusude pihta. Me ei lase ennast keskelt konna tasasel suvel. Ja lõpuks vaatame, et Vabariigi Valitsus on meil isegi püksid jalast ära võtnud. Head inimesed nii Võrumaalt, Virumaalt kui ka mujalt. Me oleme siin mitte sellepärast, et nautida üksteise seltskonda, vaid me oleme muremõtete pärast siin. Me oleme eelkõnelejatelt kuulnud meie rahva või meie riigi erinevaid probleeme. Me oleme kuulnud madalast sündimusest mitmendat aastat järjest. See tähendab seda, kui ei tule peale uusi maksumaksjaid, siis tähendab see vananevat ühiskonda ja väljasuremisele määratud riiki. Üha rohkem ja rohkem Eesti perekondi rändavad mujale, kes Soome, kes Iirimaale, kes Hispaaniasse. Kõige kurvem on see, et nad lähevad ühe otsa piletiga, ehk et nad ei kavatsegi tagasi tulla. Ja kahjuks meie riik meie valitsus ei adu täna seda, et me oleme täielikult valel teel. Nende planeeritud meetmed riigikassa täitmiseks või riigieelarve tasakaalus hoidmiseks on totaalselt läbi kukkunud ja läbi kukkumas. Ma ei tea, millega see üha paisuv ametkond tegeleb. Me võtame ette riigi struktuuri. Pean tunnistama, ehkki olen kõrgharidusega ja olen ka püüdnud mõista Eesti riiki ja selle toimemehhanisme. Ausalt öeldes ei saa aru isegi, millega mõni asutus tegeleb, rääkimata sellest, et saaks aru, millega mõni ametnik tegeleb, kes on uhke nimega tituleeritud. Selle taustal me näeme edasi mingisugust dogmat, millega meile pressitakse Rail Balticut peale ja sellele tuleb maksta hiigel miljonid ja miljardid ja järjest kallimaks ja kallimaks see läheb. Ma ei tea, kellele seda vaja on. Ma näen, et see veeringuid lugev või mündikesi lugev memmekene sinna kindlasti Berliini sõita ei saa, kui see raudtee valmis peaks saama, sest tal ei ole piisavalt palju neid mündikesi. Sõbrad, aitäh teile! Teen ettepaneku teha lõpetuseks üks korralik aplaus. Loomulikult uus maksutõus. Põrutame aga riigikaitsemaksu 800 miljonit otsa rahvale. Riiki tuleb kaitsta, loomulikult tuleb, absoluutselt. Aga sellest 800 miljonist läheb riigikaitsele ainult 70 miljonit. Ma ei tea, kuhu ülejäänud läheb. Ülejäänud raisatakse, jumal teab kuhu. Nii et valitsus on võtnud absoluutselt vale suunas ja see on uskumatu, kuidas ei kuulata ei asjatundjaid ega rahvast. Ja samal ajal, kui meie vajume, siis meie naabrid Rootsi, Soome, Läti, Leedu, Poola, kõikide majandus kasvab, kõikide konkurentsivõime kasvab. Peaks ju mõtlema panema, et kas äkki tõepoolest meil on midagi viltu. Valitsus peaks arutama, vaatama, õppima, mida teised teevad selleks, et edasi minna, et majandus areneks, aga ei. Teie Eesti inimesed olete need, kes peavad kõik selle kinni maksma. Ja head inimesed, ega miski ei aita. Kui me lihtsalt vaikides seisame, kuulame, laseme endaga teha, mis iganes, ilma et me protesteeriks, ilma et me vastu hakkaks sellele täiesti ebakompetentsele, täiesti asjatundmatule, täiesti hävituslikule poliitikale ja nendele suundumustele, kuhu Eesti on viidud, siis lähebki elu hullemaks.
siis ei ole meil mitte kedagi süüdistada, isegi mitte seda valitsust, kes selle tee on millegipärast valinud, sest me oleme ju vaikinud, oleme sellega nõus olnud. Me ei ole mitte midagi teinud selleks, et meie elu, et meie laste ja lastelaste elu paremaks läheks, vaid me oleme nagu lambakari, kes laseb ennast kuristikku vedada. Aga mina ei ole sellega nõus. Mina ei ole nõus sellega, et Eesti riiki hävitatakse, et meie rahva heaolu hävitatakse, et meie ettevõtlus hävitatakse. Mina tahan, et Eesti oleks jõukas riik, et me elaksime hästi, et meil oleks kindlustunne tuleviku suhtes ja et ka meie lastel ja lastelastel oleks Eesti, nad tunneksid ennast turvaliselt ja mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid igas mõttes, et Eesti oleks rahvusriik, et me saaksime eesti keelega igal pool hakkama, et me oleksime peremehed oma maal. Mida me ütleme siis valitsusele? Mida me nõuame teid? Ei maksutõusule! Ei maksutõusule! Head sõbrad, mina ei räägi pikalt, sest on juba palju öeldud ja vähe tehtud. Eriti vähe on tehtud Eesti inimeste heaks ja kahel põhjusel. Esiteks, see valitsus ei oska midagi teha, et majandus kasvaks. Nende arusaam majandusest on maksutõusud. Ja teiseks, et tegelikult nad ei soovi ka, sest nad ei hooli. Mõne nädal tagasi keskfraktsiooni liige seal Riigikogus küsis lugupeetud rahandusminister Jürgen Ligi käest, et hea minister, aga kuidas Eesti inimene hakkab elama järgmisel aastal, kui tulevad uued maksud, kui tulevad maksutõusud, et kuidas see tavaline Eesti inimene, kes elab maal, kellel on 2 last, kellel on keskmine palk, kuidas ta hakkab elama? Ja mida ta vastas meile? Ta vastas, et see, kuidas üks inimene elab, kuidas ta saab maksudega hakkama, see on 3. järguline teema. Tähtis on see, kuidas riik saab hakkama. Ja siis ma küsin teie käest, kes on Eesti riik? Kui see maainimene ei ole Eesti riik, kui lasterikas pere ei ole Eesti riik, kui erivajadustega inimene ei ole Eesti riik, kui vaesed inimesed, keda on 1/3 täna Eestis, ei ole Eesti riik. Aga kes on Eesti riik? Praegune valitsus. Ei ole. Ei. Kas Reformierakond on Eesti riik? Ei ole. Kas nemad on Eesti riik? Aga nemad arvavad, et just nemad otsustavad. Just nemad arvavad, et see raha, mida nad võtavad teie taskust, kuulub riigile. Aga kes on riik? Eesti riik on Eesti inimene. Kas see on õige? Kas Eesti riik on Eesti inimene? Kas meil on õigus nõuda? Kas me peame seda tegema? Ja sellepärast me oleme täna siin. Ja kui on vaja, tuleme veel üks kord ja veel üks kord. Ja ma ütlen teile, et ei ole vaja luua illusiooni, et tänane üritus midagi ei muuda. Ja järgmine aasta on veel hullem kui praegu. Aga kui me ei võitle praegu ja homme ja järgmisel aastal, siis ei muutu midagi. Ja siis ma küsin teie käest, kas me oleme valmis selleks võitluseks? Kas me oleme valmis? Ja kas me võitleme? Ja kas me võidame? Ja ükskord me võidame niikuinii. Aitäh! Head kohalviibijad, ma täna tahaks rääkida päris kitsast teemast, mis on julgeolekumaks. On selge, et kaitsekulutusi tuleb tõsta,
sest praegu me püüame tegelikult 4 aastaga ära teha seda, mida me pärast Krimmi annekteerimist ja Donbassi sõja algust jätsime tegemata. Ja loomulikult see nõuab ka raha ja meie majandus on halvas seisus ega toeta seda, mida me peaksime praegu tegema. Kui me räägime julgeolekumaksust, siis on ju küsimus see, et keda, kui palju ja kuidas me maksustame, et see koormus oleks nii kantud, et kõige vaesemad ei kannata, aga need, kellel on ressurssi, saaksid seda mõistlikult panustada. Ja üks põhilisi küsimusi, mis siin on tekkinud, et miks kõige vaesemad peavad maksma oma osa tulumaksust ja miks käibemaks, mis mõjutab ka samamoodi kõige vaesemaid, siis toit. Igaüks sööb umbes sama palju, olenemata tema sissetulekust, et miks see julgeolekumaks on just niiviisi korraldatud. Küsimus on selles, et kes jäid maksustamata? Pangad jäid maksustamata. Küsimus on selles, kas nemad ei peagi meie julgeoleku jaoks panustama ja turvalise majanduskeskkonna jaoks. Loomulikult peaksid. Ja siin on küsimus ka selles, et kuidas pangad kasumit teenivad. Kas nad teenivad seda sellest, et nende majandus- ja äritegevus on väga palju tõhusam täna, kui see oli näiteks aastaid tagasi, või on see kuidagi teisiti? Ei, et pankade suuremad kasumid tulenevad kõrgemast Euriborist, mis tähendab seda, et see sissetulek ei ole tulenenud nende palju nutikamast finantstegevusest, vaid hoopis välistest faktoritest. Siis on ju selge, et nemad peaksid ka selle osa andma, mis on küsimus, kuidas seda teha. See tuleks teha sel juhul nii, et määrata kindel summa mingiks aastas ja jagada see pankade turuosa järgi. Niiviisi, et pangad annaksid oma osa ja samal ajal see ei mõjutaks kuidagi nende tegevust. Ma arvan, et see oleks olnud võimalik, siin on erinevaid eelnõusid välja pakutud, aga kõik need paraku hääletati maha. Ehk siis need panused, mida inimesed teevad, ei ole paraku solidaarsed. Et see maks peaks oma olemuselt olema lihtsalt teistsugune. See on see, mida ma täna soovisin teile eraldi öelda ja rõhutada. Tänan. Sest meie olime ju need tüütud. Meie rääkisime ju numbritest. Meie rääkisime arvudest. Meie küsisime, et kuidas on võimalik, et kütuseaktsiisi näol maksab autoomanik üle 500 miljoni euro igal aastal eelarvesse. Teedesse läheb sellest heal juhul kolmandik, aga 240 miljonit eurot on vaja meilt veel kuidagi taskus kätte saada. Et kuidas see matemaatika klapib? Vastust me ju sellele otseselt ei saanudki. Öeldi ainult, et riigi eelarvesse on raha vaja. Aga võt, nüüd ongi see, et kahju, et härra Ligi läks ära. Mina küsiks, et milleks meil seda raha sinna vaja on, kui meil on tegevuspõhine eelarve, millest riigikontrolör aru ei saa. Riigikontrolör on korduvalt küsinud, et kas meil võiks olla selline eelarve, millest saab aru ka, kuhu see raha läheb. Täna maksumaksjana ma tean, et ta läheb kuhugi, midagi sellega tehakse. Ühel hetkel me oleme olukorras, kus meil on 2 miljardit puudu, eelarve aasta on mõned kuud kestnud ja peale seda järsku leitakse kuskil 2 miljardit, mis on kuskil ametites laiali kasutamata. Ja kui te arvate, et see on siis nüüd see osa, mis jätab ära uued maksutõusud, siis ei, maksutõusud tehakse ikka. Sellepärast, et midagi ei ole parata. See masin, mida tänane valitsus käitab, on tegelikult lihtsalt üks suur näljane rahahunt. Me võime neid makse tõsta. Me võime ka kõige vaesemaks riigiks saada ostujõult Euroopas. Seal ei ole vahet. Riigil on raha ikka puudu. Küsimus on tegelikult selles samas suhtumises. Küsimus on selles filosoofias, mida meil täna riigi valitsemisel kasutatakse. Kui sul on olukord, kus sul nii-öelda protestiliikumine, kelleks siis oli autoomanike liit, huvigruppide esindaja, istub valitsuse esindajaga laua taga ja meil on argumendid ja temal on emotsioonid, siis vabandust väga, kuhu me oleme omadega jõudnud? Kuhu on saanud nii-öelda argumentide, arvude põhine juhtimine ja majandamine? Mul on väga kahju, aga see on kuhugi ära kadunud. Aga mul on ka valitsusele üks sõnum olemas. Kui teie tulite nüüd meie garaažidesse, hakkasite sealt välja vedama meie hobiautosid. Kui teie tulite
ja otsustasite, et suurpered peavad ostma endale väiksemad autod ja panema enda lapsed, ma ei tea, kas katuseraami külge või pagasiruumi, siis vaadake, meie tuleme poliitikasse ja vaadake, mis te siis teete. Siis kui tulevad järgmised Riigikogu valimised, siis ega meie ei külmeta enam siin. Meie oleme siis Stenbocki majas ja teie külmetate siin väljas. Ja see on see tasu, mille te saate nende maksutõusude, automaksu ja kogu selle sigaduse eest, mille te olete kokku keeranud. Aitäh. See oli väga hea kuulda, et mind veel tütarlapseks peetakse. Aga ma kõigepealt tänan kõiki inimesi, kes tulid täna hommikul siia Stenbocki maja ette külmetama ja ütlema valitsusele ei maksutõusudele! Ei maksutõusudele! Meie olime normaalsete, mõistlike opositsiooniliste jõududega eile öösel kella 3:30 Riigikogus. Need jõud on täna ka siin esindatud ja seisime vastu riigieelarve vastuvõtmisele. Nagu Simmo enne mind ütles, kuulda ei võetud, aga me saime vähemalt väljendada oma meelsust, oma vastumeelsust valitsuse tegevusele. Ja ma loen teile ette, mis lähiajal meid ees ootamas on lisaks mootorsõiduki maksule. Tööle, kõik tööle riigile makse maksma. Vaatamata sellele, et perel on õigus ise otsustada, kas laps jääb emaga koju. See pere ei ole jõukas, kelle ema jääb lastega koju, see on võib-olla just ratsionaalne otsus, et nii on perele kasulikum. Üksi hooldekodus elava pensionäri piskutoetuse äravõtmine ja see on äravõtmine kõige haavatava sihtgrupi taskust. Hooldekodus üksi elav pensionär, erihooldusel viibiv inimene, kellel nagunii midagi enam järele ei ole. See näitab valitsuse taset. Kõige nõrgemalt, kes vastu hakata mitte kuidagi ei saa, võetakse ära 1,5 miljonit eurot aastas. Sellel aastal, nüüd tuleval aastal 1,3. See on selline pisku ja kui me näeme, kuhu läheb see raha, rohehullusesse, igasugustesse mitmekesisusteooriatesse, filosoofiatesse, aga mitte sinna, kus on Eesti inimene ja kus valitsus tegelikult peaks oma tugevust näitama. Lisandub tulumaks 2%, tõuseb käibemaks, suurenevad aktsiisid, mootorsõiduki maksust juba rääkisime. Seda hakkab ka 10-liikmeline pere maksma ja tõepoolest, vaadake ise, kuhu te oma lapsed panete, kuidas te maapiirkondades hakkama saate. Tallinnas me võime veel aru saada, et siin on palju autosid, siin on ummikud. Võib-olla on tore, kui kasvab rohelisi puid, aga mis hakkab toimuma maapiirkonnas? Maapiirkondade inimeste elu on juba täna luksus, aga see muutub veel hullemaks. Maapiirkondades, seal, kus on julgeolekuprobleemid, Ida-Virumaal, vaadake Ida-Virumaal, seal pannakse kinni riigiasutusi. Seal on niigi vähe riiki, riik ei kehtesta ennast Ida-Virumaal korralikult. Põlvas viiakse ära töötukassa. Elu maapiirkondades suretatakse välja ja ometi on just need inimesed meie maasool. Ma ütlen, siin noormees seisab mu ees, rahvas ei vaja tasakaalus eelarvet, vaid tasakaalus riigi majandamist ja väärikaid riigijuhte. Aga teate, ükskord me võidame nii kui nii. Ja me kordame veel kord. Ei maksutõusudele! Ei maksutõusudele! Ei maksutõusudele! Me oleme siin erinevatest erakondadest, meil on erinev maailmavaade, me oleme erinevad inimesed. Aga hetkel meid ühendab siin see, et see, mis toimub praegult Eesti riigis, see on tegelikult kuritegelik. Eesti majandus on olnud languses juba 2022. aasta teisest kvartalist alates. Me elasime üle koroonapandeemia. Põhimõtteliselt on rahval läinud sellega kõik säästud, ka ettevõtlusel. Nüüd on meil Ukraina vabadussõja aeg, mis omakorda jätab pitseri kõigele. Me oleme tegelikult majandusega põlvili, me oleme inimestena põlvili ja tegelikult me riik on põlvili. Kuid kuidas seda asja lahendatakse?
kas toetatakse kuidagi majanduse elavdamist? Kas vähendatakse näiteks riigi kulusid või ametnike arvu, nagu on teinud Soome, nagu tegi Läti, nagu tegi Leedu, kelle majandused kõik kasvavad? Kas vaadatakse üle Riina mainitud rohehullus? Kas võetakse kasutusele Euroliidu rahastus, mida me kasutame minimaalselt hetkel? Ja nagu Siimugi mainis, täiesti kogemata leitakse kuskilt riigi rahakotist 2 miljardit. Tundub, et meil on raha ju küll. Aga ei, meil on raha puudu ja riik läheb kõige lihtsamalt teed pidi, ta läheb maksutõusude teed, ta läheb teie taskute kallale, meie taskute kallale. See on maksufestival ja see maksufestival peab lõppema. Need planeeritud maksutõusud, ma ei hakka siin ette neid lugema, kõik juba teavad, aga need võtavad põhimõtteliselt teie taskust ära 1 kuu palga. Ja see on väga suur summa, eriti tavalisele inimesele, kellel ei ole, nagu mainisin, enam ka sääste. Kuna kõigil on külm, siis ma pikalt ei jätka, vaid ma ütlen ainult, et me peame panema seljad kokku ja ütlema stopp maksutõusudele. Peame selle tõele otsa vaatama, mis meid ees ootab. Veebruarikuus on need numbrid meil laual ja siis selgub kurb tõsiasi. Politseinikud ütlevad, noored politseinikud tahavad omale pangalaenuga kodu osta. Isegi politsei palk ei võimalda neil kodu soetada, sest neil ei ole seda raha, mida pangad nõuavad sissemakseks ja nende palkadest ei piisa pangalaenu maksmiseks. Ja noored politseinikud räägivad, et ma on siin autoliisingu tagasi, sest ma ei saa muidu omale korterit osta. No ma ei tea, Tallinnas siin võib-olla kastiratastega võib sõita ja jalgratastega, aga meie Pärnu piirkonnas, kus Pärnu linn on, nagu te teate, Tõstamaast kuni Mulgimaa piirini on kõige suurem linn, eks ole, juba New Yorgi järgil maailmas, siis võta tõesti jalgratta ja kastirattaga seal ei sõida ja auto on elementaarne liikumisvahend. No, kliimast ma ei hakka üldse rääkima, et hommikul paistab päike ja õhtul sajab vihma, nii et tõesti jalgrattaga meie Pärnumaal ei liigu. Nii et tuleb seljad kokku panna ja vastu hakata ja kui me koju siit läheme, siis võtame uuesti kätte selle Facebooki, telefoni, mailpostkastid ja räägime inimestele, ärgake, ärka Eestimaa, ärka Eesti inimene, ära ole nagu lammas, et sind keedetakse ja pügatakse igal sammul. Aitäh, et te tulite täna. Tere, hea rahvas, Eesti naised, Eesti mehed. Teid on üle terve Eesti siia kokku tulnud. Igalt poolt on keegi. Nagu nägite, ei ole ka mina tulnud tühjade kätega. Ja mul on teile rääkida 2 lugu. Esimene lugu on Koodist ja Vikatist. Nädalavahetused veedan ma Lõuna-Eestis oma kodus Otepääl. Ja jalutuskäigud viivad mind iga kord Pühajärve Sõjatamme juurde. See on ajalooline paik, kus Eesti talumees hakkas mõisamehele vastu. Neid paiku on Eestis mujalgi, Mahtras, aga on neid veel. Mis tähendab seda, et kui meid surutakse, siis me lõpuks ärkame ja võitleme. Ja seepärast on ka Lõuna-Eestis selline lausung. Kui maamehed kootide ja vikatitega Toompeale tulevad, siis peab midagi muutuma. Ja me muudame seda. Nüüd teine lugu ja see on Stenbocki majast. Nimelt on siin praegu Eesti Vabariigi valitsuse residents või asukoht. Kuid samal ajal on Stenbocki maja ajalugu olnud ühe Eesti kõige karmima rõhuja, krahv Stenbocki pesa. Seda hoonet ehitati Vene keisririigi haldushooneks, kohtumajaks ja kui Krimmi sõja ajal raha otsa sai,
otsustati sellele ehitajale Stenbockile see maja jätta, et tehku ta, mis ta tahab sellega. Stenbock oli üks kõige karmimaid mõisnikke Eestis ja tema pärisorjade arv oli meeletu. Räägitakse 40 000. Me ei räägi vabadest talupoegadest, vaid pärisorjadest. Ja Stenbocki maja on tegelikult orjapidaja maja. Ja meil on praegu, me oleme täna siin ja peame mõtlema, et kas tõesti juhtus see, et 200 aastat tagasi, 23. septembril, selles samas majas krahv Stenbock suri. Ja kas tema vaim käib ja kollitab Eesti Vabariigi valitsust? Kas see orjapidajalik suhtumine oma rahvasse on üle kandunud? Ja tegelikult on ju see sõnum, mis Stenbocki suust meie valitsejatele praegu kostub, üsna karm. See on tervitusi teisest ilmast. Meie tahame elada siin ja täna ja me teeme kõik selleks, et meie rahvas õitseks ja saaks tööd teha. Aitäh! Jahedal novembri hommikul astunud välja oma mugavustsoonist, et siin kõik üheskoos avaldada oma meelt. Meie, nii pisi kui väike ettevõtjad, tahame elada täiesti normaalset elu. Me tahame suuta iseendaga hakkama saada, püsida vee peal, suuta maksta oma igapäevaseid arveid, eluasemekulusid ja suuta hoida oma tervist, tänu millele me saamegi oma tööd teha. Mulle meenub 2 aastat tagasi, kui ma käisin Riigikogus ekskursioonil, üks täiesti uskumatu juhtum. Riigikogu istungi ajal, kui tollane peaminister kommenteeris põllumajanduses, maaelus valitsevat majanduslangust, siis ta sõnas, et miks ettevõtjad nurisevad, et kui sisendi hinnad on tõusnud, siis saavad ju ka nemad lõpphinna näol rohkem raha kätte. Püha Jumal, kui kõrge valitsusjuht ei tea sedagi, et kallimad sisendi hinnad muudavad ju hoopis keerulisemaks nii tootmise kui teenuse osutamise ja kallinenud lõpphind vähendab tarbijate hulka ja seab ettevõtjad palju raskemasse olukorda. Siis tänu selliste inimeste loogikale olemegi jõudnud sellisesse majanduslikku olukorda, kus järjest krutitakse juurde ja juurde uusi maksusid, maksutõuse, tänu millele inimeste elukvaliteet baseerub lõpuks vaid ainult hädavajalikul, nii et ära jäävad näiteks täiskasvanute hobiringid, kus väga andekad treenerid peavad leidma endale uue põhitöö, et leiba lauale teenida. Ja inimesed, kes tahaksid nendes ringides käia, ei suuda lihtsalt tasuda püsikulusid. Nii, et ei tekiks selline käega löömine, nõukaaegne mentaliteet, et võta kus saad ja ära küsi kust saadi. See on väga ohtlik tendents ja me ei tohiks lasta sellel juhtuda. Et ei tekiks selline eestlasele omane vaikne vimm, sisemine eemaldumine oma riigist kui meie kõikide ühisosast. Uute maksude tulemine järgmisel aastal on tekitanud väga paljudes inimestes ebatervislikke ärevusseisundäid. Väga kurb ja kahju on kuulda, et kuidas juba praegu sellised ärevusseisundid lagundavad inimeste meelsust. Ja mis on siis tulemuseks? Tulemuseks on paks riik, jõhuke rahvas. Et tahaks öelda valitsusele, elage, aga laske palun meil ka elada. Aitäh! Alustan siis sellest, et eks paljud poliitkommentaatorid on väitnud seda, et rahvas ei ole ikkagi piisavalt
tugevasti maksutõusude vastu protesteerinud ja tegelikult ka seda, et meie erakond, rahvuslased ja konservatiivid ei ole veel piisavalt pildil. Eks ma siis olen püüdnud üksikvõitlejana seda olukorda ka parandada ja siis palun lugeda need nädala alguses minu poolt Falgi pargis tehtud paugud, selle meeleavalduse ja edasiste meeleavalduste seeria avapaukudeks maksutõusude pihta. Aga nüüd tõsisemaks minnes, et vaadake, et Eesti põhiseaduse paragrahv 1 on märgitud, et rahvas on riigivõimu kandja. Ja aga tegelikult on meil seda riigivõimu teostamise võimalusi ülimal määral vähe. Me ei saa valitsust vahetada, me ei saa erakorralisi valimisi esile kutsuda, me ei saa ka algatada referendumeid seaduste muutmiseks. Ja nüüd me oleme sattunud olukorda, mis on hull ja hull, mis hull. Ja ainus võimalus meil oma kõrgeima riigivõimu kandja võimalusi ja kohustusi maksma panna ongi kodanikualgatused, kodanike meeleavaldused, streigid ja kõik muud taolised. See on meie kohus. Sellepärast, et muud võimalust ei ole, nagu ma ütlesin, et olukord on hull ja hull, mis hull. Üks asi on veel majandus, majanduse saab kuidagi moodi korda, aga vaadake see, et meid on vahepeal üle ujutatud immigrantide massiga, millest tuleneb ka meie madal töötasu ja see, et eesti keele kandepind aheneb, seda on hoopis raskem hiljem korda teha. Võimatu on korda teha seda, et meie sündimuse, et meie ärajäänud sünnid tagantjärgi ära sünnitataks. Ütlen, et meil oli veel 2020. aasta septembris, see oli siis 1207 sündi, aga selle aasta septembris 740. Seda korvata ei saa ja see olukord peab muutuma. Nii, me oleme täna siin Stenbocki maja ees ja Stenbock oli üks 18. sajandi Eestimaa kõige rikkam inimene. Toona mõõdeti rikkust pärisorjade arvu järgi ja see Stenbock järelikult oli Eesti suurim pärisorja pidaja. Kahjuks käitub ka praegune Stenbocki majas resideeruv valitsus nii nagu Stenbock omal ajal, nii nagu meie oleksime pärisorjad. Me ei saa selle olukorraga leppida. Me oleme tegelikult selle maa põliselanikud. Ja kui me võimule saame ja ükskord me saame võimule, siis me kas nimetame selle Stenbocki maja ümber Eesti majaks või peksame selle Stenbocki vaimu sellest majast lõplikult välja. Tere, head sõbrad! Rõõm teid kõiki näha siin ja väga palju on täna räägitud maksudest, maksude tõusust ja selle mõjust meile. Ja natukene tooks sisse sellist kohaliku omavalitsuse vaadet ka sellele küsimusele. Maksufestival tegelikult alles ju algab ja see mõju jõuab meile kõigile juba järgmisest aastast. See sisuline mõju. See mõju jõuab meile kõigile ostukorvidesse läbi sisendhindade ja kõikide teenuste kallinemisse. Küsimus on selles, kuidas me sellega kõigega toime tulema. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ju ütleb meile otseselt seda, et me peame avalikud teenused pakkuma ja kõik teenused ka käigus hoidma. On selge see, et neid teenuseid ei ole vähe, see terve pikk ja ülipikk nimekiri nendest teenustest ja ülesannetest, mis kõikidele kohalikele omavalitsustele on pandud ja see on muljet avaldav. Meil on selge see, et igal teenusel, mida me pakume, on küljes hinnalipik. Need hinnalipikutel olevad numbrid
kahtlemata suurenevad ja need lähevad järjest enam suuremaks. Meil on täna väga suur probleem ukse ees. Kuidas me need teenused suudame kõikidele pakkuda, kuidas me suudame need teenused tarbijateni viia? Sellele küsimusele Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tegelikult vastuseid ei anna. Mis omakorda tähendab seda, et kohalikud omavalitsused, kes on kohalikule elule kõige lähemal, kõige rohkem seotud kohaliku inimesega ja kõige rohkem seisab kohaliku inimese heaolu eest, nende hakkamasaamise toimetuleku eest. See on väga tõsine probleem ja selle probleemiga oleme me sisuliselt üksi. Kohaliku omavalitsuse tulubaas teatavasti koosneb ju tulumaksust ja see tulumaks kogutakse teie kõikide palkadelt protsendina ja see jõuab kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Hindade tõusuga kaotab ju teatavasti kõige rohkem meie ettevõtlus läbi konkurentsivõime kaotuse ja see tähendab omakorda ka tööjõu, turu sellist suuremat kukkumise võimekust. Töötuid tuleb juurde, sotsiaaltoetuste tarbimise nõudlus suureneb, kõik suureneb, kõik kulud suurenevad. Täna pannakse kokku kõikides Eesti Vabariigi 79 kohalikus omavalitsuses pannakse kokku siis, 76, vabandust, pannakse kokku eelarveid. Need eelarved on tegelikult selliste suurte küsimärkidega. Ja ma arvan, et üks suur lisaeelarvete laine tuleb järgmine aasta, sellepärast keegi ei suuda prognoosida täna seda, mis saab järgmine aasta. Ja kõige muret tekitavam on see, et seda ei prognoosi isegi Vabariigi Valitsus. Vabariigi Valitsus arvab, et riik on nemad. Kas meie arvame nii? Ma arvan, et ei arva. Riik, see oleme ju meie. Ja selleks me siin täna olemegi, et näidata, et me ei ole mingi orjarahvas. Me ei lase ennast keeta nagu konna tasasel tulel. Ja lõpuks vaatame, et Vabariigi Valitsus on meil isegi püksid jalast ära võtnud. Oleme eestlased või ei ole? Täna on meid siin nii palju, nagu on. Loodetavasti järgmistel kordadel on meid palju rohkem. Ja see korruptiivne valitsus, kes tegelikult vihkab oma inimesi, need tuleb 27. aastal lihtsalt maha võtta ja panna normaalse valitsus kokku. Kas me oleme sellega nõus? Parkimistasudega on Pärnus üldse ja kindlasti juba kõik Eesti inimesed on kursis, et meil kehtestati selline parkimistasu, mis ei jäta ühtegi inimest puutumata. Ja parkimistasu planeeriti tõsta ja oli ka juba tänavu aasta eelarves 2,5 korda tõusnud. Kui muidu oli 300 000 aastas parkimistasu koos trahvidega, siis nüüd oli 800 500 juba see aasta. Nii et see on kõik meie taskust. Väikeettevõtjad, meie toitlustajad, majutajad on ahastuse äärel, sest täna enam ei tule toitlustajale sissetulekuid mitte millestki muust kui päevapraest. Ja päevapraad kestab päeval 2 tundi. Hinnast hoitakse küünte ja hammastega kinni, et jumala eest seda ei tõstaks. Aga elektri hind on tõusnud, toiduainete hind on tõusnud, töötaja tahab palka, maksud tahavad maksmist. See, mis järgmine aastal tuleb, on väikeettevõtjatele katastroof. Ja toitlustajad ja majutajad ütlevad juba praegu, et kui me täna oleme nullis, siis uuest aastast me oleme miinuses ja peale maksma me ei hakka. Ergu Haabersti osakonna aseesimees. Mis mulje jäi tänasest meeleavaldusest? Positiivne mulje selles mõttes, et mulle meeldis just see, et nagu meil tuli just erinevad inimesed kõik erinevatest paikadest tuli Eesti kohale siia, erinevad erakonnad, Keskerakond, Isamaa, et see, et suutsime just nagu kokku tulla ühtsena siia ja seista sellele jubedale asjale, mis siin Stenbocki majas toimub vastu. Nii see on, kas maksutõusud puudutavad sind kuidagi ka isiklikult või tõi sind rohkem siia mure rahva pärast? Mõlemad, selles mõttes, et see puudutab kõiki noori, vanemaid ja
ma ütleks niimoodi, et mis mind kõige rohkem tegelikult pani siia tooma, ongi see, et nagu noorte hääl oleks rohkem ja noored peaksid just rohkem nagu seisma enda eest. Sest siin valdavalt see, mida me näeme, on see, et vanem generatsioon seisab kõigi meie ees. Aga me peaksime mõtlema ka noortena selle peale, et me seisame enda tuleviku eest ja enda tuleviku laste eest ja oma riigi eest ja mõtlema selle peale, et mida me saaksime selleks, et just paremaks asi minema, mitte halvemaks. Seega me peame näitama kõigile, mis on vaja seista siin nende asjade eest, mis on maksutõusud. Ja vot niimoodi see elu meil alla läheb. Oh!